Tere taas, head Sokkerneti vaatajad, kuulajad, jälgijad. Meie saade Üks ühele on jõudnud oma järjekordse osani ja kuidagi on nii välja kukkunud, et sel nädalal on meil justkui treenerite eri. Eestimaa südamest Paidest on läbi Eestimaa talve meie juurde jõudnud Sirje Kapper. Tere! Sirje, ilmselge, millest me sinuga rääkima hakkame, see on näha su dressilt ka, ütleme. Paide on südames. Enne kui me Paide juurde jõuame, no ma tegelikult alustuseks küsin sult seda, et kuidas sul läheb praegu, sest et hooajaeelne ettevalmistus on selline aeg, kus väljapoole väga palju ei paista, aga tööd on tegelikult ju tohutult. On, väga töiselt läheb praegu, et ja võib-olla isegi mitte see kuu, vaid juba eelmised 4-5 kuud on olnud tegelikult väga töine. Meil tegelikult on siin saates tavaks, kuna meil see formaat on ka selline üks ühele, et me alustuseks, nagu sissejuhatuseks, soojenduseks teeme mõned kiired välkküsimused. Proovin sinu peal ka järele need, kui sa jalgpalliga ei tegeleks, mida sa teeksid? Suht keeruline küsimus vist. See on väga keeruline, ma arvan, et kõik on vastanud, et see on kui keeruline küsimus, aga ma arvan, et ma tegeleks ikkagi inimestega, ma arvan, ma oleks õpetaja. Sest mulle tõesti meeldib inimeste ja noortega tegeleda, et ma usun, et võib-olla midagi sinna poole. Ennast analüüsida alati keeruline, aga kui sa peaksid nimetama oma parima ja võib-olla siis kehvima külje. Võtame sinu puhul näiteks nii inimesena kui treenerina. Ma arvan, et need mul suht suuresti ühtivad, sest ma arvan, kõige kehvem võib-olla on see, et ma väga tihti ei suuda võib-olla neid otsuseid nii kiiresti vastu võtta ja jään kõhklema või mõtlen need asjad võib-olla just üle ja ma arvan, see parim omadus on see, et ma tõesti üritan näha inimesi mängijate taga. Et see empaatiavõime on üsna kõrgel. On sul elus mingi kindel moto või tõekspidamine, mida sa endale kas või mõttes kordad või millest sa lähtud? Väga nagu otseselt ei ole, eks see on ajas muutuv ka, oleneb, mis periood just parasjagu käsil on, aga üldjuhul on ikkagi see, et ma tõesti üritan kõiki mõista ja mitte teha ennatlikke järeldusi kohe võib-olla kas kellegi teise jutust või sellest, mis ma kohe näen, et kõigile tuleb ikkagi mitu võimalust anda. Tark ei torma. Täpselt nii. Natukene juba sellest oli juttu, aga kui tihedad su päevad praegu on või kuidas su selline tavaline töönädal praegu just välja näeb? Natuke eriline olukord ka, sest et Paide linna naiskonna jaoks ja üldse nagu Paide jaoks kogu selle naiste süsteemi jaoks väga suured muutused endiselt käimas, aga kuidas su nädal enam-vähem välja näeb? 4 korda käin Paides, kui mängu ei ole, ehk siis esmaspäev ja nädala algus on tavaliselt selline vähe töisem, eks kuna ma sõidan ise ka tegelikult Pärnust igapäevaselt sinna, siis see vahemaa ei ole tegelikult väga pikk, et ma arvan, see on siuke maailma mõttes nagu tegelikult suht siuke mütsiga lüüad, et see tunnike sinna ja tänna, aga jah, et esmaspäeval olen pikemalt Paides, teisipäev, neljapäev, reede on poolest päevast olen seal ja õhtul jõuan tegelikult päris hilja koju, kuna meil praegu need trennid on seal 19.00, 19.30, ehk siis 11-ks olen tagasi kodus Pärnus. Ma tegelikult jäingi mõtlema intervjuud ette valmistades, et palju sa oled umbes aasta nüüd Paides olnud, et palju sul nagu kilomeetreid on kogunenud? Ikka on. Tegelikult eelmisel aastal ma sõitsin vähem, sest kuna me mängisime teist liigat, siis tegime vähem trenni, meil oli 2 korda nädalas olin seal, mõnikord olin 3, olenevalt sellest, mis koosolekud olid, aga seda sõitmist oli vähem nüüd, selle jaanuariga siin on ikkagi tulnud natukene rohkem neid kilomeetreid, et 200 kilomeetrit on siis läbitud, kui ma edasi-tagasi käin. On see autosõiduaeg sul nagu ka selline, vahel paljud inimesed ütlevad selline nagu mõtete korrastamise aeg, et seal sa saad läbi seedida asjad? Jaa, eriti siis, kui ma õhtul pärast trenni tagasi sõidan, et ma arvan, et see tegelikult on just siuke hea aeg, kus võtta korra, teha siuke kerge reflektsioon enda peas, et mis läks hästi ja millele keskenduda, et kui ma lõpuks koju jõuan, siis ma enam ei pea nii palju töö peale mõtlema. Et tegelikult kui seda aega nagu hästi ära kasutada, siis see pigem tuleb kasuks. Et on nagu abiks, et saad panna nüüd selle korrakski nagu jalgpalli nagu koduukse taha ka jätta, kuigi see teie peres võib olla natuke keeruline. Aga... on keeruline, et eks me ikka juba täna hommikulgi, enne kui me tulime, et meil hommiku kohvi kõrval arutame ikka igasuguseid uudiseid, mis on eelmisel päeval olnud, et see jalka on ja jääb, ma arvan, meile ikka päris kauaks.
kaua sul, keerame nüüd seda kella nagu ajaratast aastake tagasi, et kaua sul aega läks selle, et Paide pakkumisele jah öelda? Ma ikkagi võtsin aja, et mõtlemiseks mul oli tegelikult mingid variandid ka välismaale minna, aga kuna meie see hooajasüsteem ei sobi nii hästi sellega, mis välismaal on, et poole hooaja pealt mulle tundus, et ma tegelikult ei tahaks võib-olla minna kas kedagi päästma seal nii-öelda, et pigem tahaks midagi stabiilsemat ja siis ma ütlesin selle pakkumise ära ja siis tuligi tegelikult Paide pakkumine, et Eestist oli ka paar tükki, aga Paide oma tundus juba esimesel korral tegelikult üsna süke minule nagu sobivam projekt. See piiri tagant, see oli peatreeneri koht? Jah, see oli peatreeneri koht. Oli see kuskilt lähiriikidest või kaugemalt? Ühe saare pealt. Ja see Paide projekt, see tõmbas sind just sellega, et ta on nii-öelda projekt, pikaajaline, hästi suur, on mul õigus? Jaa, pigem just see, milline visioon klubil oli, et mida ja kuidas nad seda naiste jalgpalli arengut tegelikult näevad, et see kõnetas mind kõige rohkem, et ma siuke naiste jalga fanatt tegelikult olen, et nad ei pidanud mind palju moosima. Aasta, ütleme, laias laastus on nüüd selja taga selline hästi pöördeline aasta, ta on kaasa toonud eelkõige siis esindusnaiskonna kõrgliigasse tõusmisega, aga kindlasti asju, millega sa esialgu kohe ei arvestanud, et see tingimata nüüd võiks juhtuda. Kuidas sa sellele aastale tagasi vaatad, et on ta õnnestunud küllap pikka, aga kuidas, mis pilguga sa vaatad selle? Pigem positiivselt, eks ta on olnud siuke rutakas, sest siuke ideaalne plaan oli see, et me oleme 3 aastaga seal, et me saame veel 1 aasta siis esiliigas mängida oma noortega ja siis tõusta, aga kuna see variant tekkis, siis tundus ainuõige otsus kohe nagu vastu võtta, et kunagi ei tea, mis järgmisel aastal võib saada ja et kui me niikuinii seda soovime, siis pigem võtame sellel härjal sarvist ja hakkame minema. Et aga mulle endale nagu isiklikult tundub, et see 1 aasta kestiski nagu 2 aastat, et see, mis hakkas siis siuke aasta teisel poolel nagu juhtuma kogu see komplekteerimise osa ja plaanide ringi tegemine, et see oli tegelikult päris mahukas ja üsna siuke väljakutsuv, minu jaoks ka täitsa uus asi, et kiirelt on vaja nüüd sats kokku panna või mängijaid juurde tuua, et me oleksime konkurentsivõimelised ka sellel hooajal. Ja ma usun, me saime tegelikult päris hästi hakkama, ehk siis minu jaoks justkui 1 aasta, mis sisaldas 2 aastat. Kui see selgeks sai, et nüüd kõrgliiga koht on olemas, kui palju sa nagu ise oled pidanud mängijatele helistama, rääkima nendega, meelitama, kutsuma, kui palju on mängijad võtnud Paidega ühendust, et tahaks? Ma arvan, siuke 50-50, et tegelikult kuna suveperioodil või seal august-september keegi veel väga ei teadnud ja see ei olnud ka kindel, et see variant nagu päriselt juhtub, siis pigem olin mina see, kes hakkas mõtlema mingisuguste mängijate peale, aga mu varasemad töökohad siis olnud nii siin liidus kui ka siis mõne klubi juures, et mul on tekkinud mängijatega need head sidemed, et ja ka need mängijad, kes on minu käe all mänginud ja on välismaal olnud, et nad on ise minuga ühendust võtnud ja niisama juba, kui neil on olnud mingi keerulisem periood elus või mängijana, et mingid rasked olukorrad, et tegelikult see suhtlus on nagu kogu aeg toimunud. Ja see kindlasti tegi ka need mingid liikumised mängijate jaoks lihtsamaks. No sulle treenerina ka selline hea kiitus kindlasti, kuna mängija, sa tajud, et mängijad tahavad just sinu käe all mängida, eks ole? Tunnetasid sa seda ka? Ja kindlasti ma olen tundnud oma elu jooksul ka neid mängijaid, kes võib-olla ei taha nii väga minu käe all mängida, et aga ega kõigile ei saagi meeldida, et see ongi siuke jalgpalli osa. Aga jah, see on teinud, ma arvan, hetkel selle olukorra natukene kergemaks klubi jaoks. Eks mingil hetkel oli selline olukord ka, ütleme vahel juhtub, et kui mingid teatud tugevad mängijad liituvad, siis see vallandab sellise vahelreaktsiooni, et siis vaatavad teised ka, okei, see on tõsine projekt, ma tahan sinna tulla. Oli mingi selline nii-öelda murdepunkt ka, nagu tunnetasid sa seda? Jah, ma arvan ikka, et pigem juba ka see, et kui klubi juba eelmise aasta alguses ütles välja, et neil on suured sihid ja see, et nad juba suutsid teise liigasse tuua mängima ka Rahel Repkinim, kes tuli Rootsist ja liitus meiega ja meil oli seal mõne mängija liitumine veel õhus, et juba see, et need jutud seal sees on, ma arvan, see näitas, et me päriselt teeme neid asju, et me lihtsalt ei räägi, vaid me astume ka neid samme ja me julgeme neid samme teha ja võtta neid riske. Pluss eks mängijate seas hakkavad ka ilmselt juba nagu jutud liikuma, et tingimused on head ja võib teha neid. Ja siseturundus on päris hea. Mõni räägib siin juba tiitlist.
hooaeg pole alanudki veel eelmine hooaeg polnud läbigi veel minu meelest, kui juba hakati rääkima tiitlist, et see on nagu ka selline väljast pannakse pingeid peale, kui kõrgele sa selle lati ise paned või kui kerge või raske on nagu seda kõrvale lükata, sest et kui niimoodi peale minna, siis tihtipeale asjad ei õnnestu. Jaa, ma pigem olen ka see, et pigem enne teod ja siis sõnad, et eks ambitsioon on ju, Paidel on alati ambitsioon kõrge, et see on, ma arvan, kõigile selge, et nad tahavad olla kõige paremad ja nad näevad iga päev selle nimel vaeva, nii ja sama ka naiskonnaga, et ei ole mõtet luua midagi, mis on lihtsalt selleks, et see eksisteeriks, et nad tahavad, et seal oleks ka samad standardid, samad põhimõtted, mis esinduse meeskonnalgi, et selles suhtes on see ilmselge, et nad soovivad seda ja muidugi meie tahame ka, muidugi mängijad, kes ei tahaks tiitlit võita, see on nagu Eestis väga niisugune prestiiži küsimus, et aga ma arvan, et me peame nende esimeste treeningmängude sõpruskohtumistega näitama siin, et milleks me oleme võimelised, mida me tuleme siia tegema ja vastavalt sellele me saame siis need päris tulemuse eesmärgid paika panna, aga jah, siht on kõrgel, kas see juhtub esimesel aastal, võimalik, aga jah, et kas siin 3 aasta jooksul kindlasti. Sa oled Eesti jalgpallis väga paljudes rollides olnud, kuidas sa sellele vaatad, et meil on ikkagi, kui sa nüüd selle viimaste aastate tiitli nimekirja ette võtad, Flora ja võidki lugema jääda, et on see Flora või keegi teine, aga et üks naiskond kogu aeg võidab, see pigem mulle tundub vist ei ole hea, et juba selles mõttes tahaks natukene seda kõigutada. Jah, eks ta on nii ja naa, eks kuna ma ise ka ju mängisin, siis oli BJK seal ja siis oli Flora, et natukene siuke mängija minu sees ka veits kripeldab, et tahaks ikkagi seda tiitlit ise võita, aga ma arvan, et Florale ka ikkagi, see ei ole lihtne asi, kõik arvavad, et see on ülilihtne, kui sa kogu aeg võidad ja oled seal tipus, aga tegelikult kõik tahavad, et sa ebaõnnestuksid, kõik tahavad, et sul ei tuleks asjad välja, kõik soovivad, et sul läheks kehvasti ja see mõjutab ka neid mängida, see, et nad on suutnud seda 8 aastat järjest teha, see tegelikult on väga nagu raske tööga neil tulnud ja neid väikseid apsakaid on neil juhtunud ka, aga nad on alati suutnud nagu tagasi põrgata, et ja seda magusam oleks neile siis pakkuda võib-olla niisugust konkurentsi ja ma usun, et nad ise on ka nagu käed laiali ootavad seda, et keegi tuleks ja astuks sinna kandadele. No seda on vist isegi intervjuudes mängijad välja öelnud juba, et tulge, tehke, et me tahame ka seda sportlikku väljakutset. Sest see lõpuks on Eesti naiste jalgpallile kasulik, mida parem meil liigas tase on, mida võrdsemad on võistkonnad, mida võitluslikumad on need mängud, ehk siis, et iga mäng on sul midagi mängus, see viib palju rohkem edasi kui see, et sa juba võib-olla eos enne tead, et võib-olla niipidi minna, et me nüüd jälle võidame ja suurelt. On sul seda muret ka olnud praegu, mulle kõrvalt vaadates tundub, et see naiskonna koosseis teil kasvab ikka juba nagu väga suureks, et sa pead nüüd kuidagi, eks ole, kokku panema need, kes on tulnud tippmängijad, kes kindlasti tahavad mängida tiitli peale, need, kes mängisid eelmisel aastal teist liigat, need, kes võib-olla pühenduvad natuke rohkem võib-olla koolile tööle, mitte nagu päris sellele tippjalgpallile, oma noored, see palett tundub nagu hästi lai, et kuidas sa seal selle tasakaalu saavutad? Ja eks see on niisugune keeruline, aga ma arvan, et niisugune võistkonna sügavus on see, mis tegelikult aitab selle pika hooaja teekonna peal sellele kaasa, et me saame hea tulemuse teha. Et kui pink on pikk, siis ja vigastused juhtuvad jalgpallis, keegi on eemal, võib-olla mõned kaardid, et haigestumised, et see pigem aitab kaasa ja ma arvan, see sisemine konkurents on ka tegelikult see, mis viib edasi, et kui me suudame seal 4-5 korda nädalas pakkuda üksteisele väga tugevat konkurentsi treeningutel, siis me kindlasti oleme mängudeks paremini valmis. Minu ülesanne lihtsalt mängijateni see sama info viia. Eks nad ise ka teavad ju, nad näevad, kellega nad trenni teevad, nad näevad, kui palju meid seal on. Et ma arvan, et praegu selle paari nädalaga küll see trenni intensiivsus on olnud kõrge ja on näha, et mängijad nagu on siin, et näidata, et nemad peaksid just mängima, et seda eksimisruumi on suhteliselt vähe. Duubelnaiskonna panete ka välja? Jaa, paneme duubelnaiskonnaga välja, et seal ongi meie akadeemia tüdrukud, mingid mängid, kes võib-olla ei saa esinduse eest nii palju mängida, et me alustame küll teisest liigast, sest enamus nendest mängijatest on meie endised U17 eliitliiga mängijad. Et hoida seda võistkonda koos, siis liigume nendega teise liigasse ja niisugune oma peas kiirelt siin siia poole sõites mõtlesin, et palju seal võistkondi võiks olla, tundub, et seal teises liigas on niisugune 8, 7, 9 võistkonda, mis ma arvan, et on päris hea. Mõtlen Paide meeskonna peale, siis on näha olnud, et esindusmeeskonna tõstmise kõrval võib jääda vahel natukene see duubel ja see noortetöö unarusse, kui kerge või raske sinul on neid kahte asja ühildada, eriti arvestades seda, et
see tippmine ots, see läks nagu väga järsku üles, natuke isegi ootamatult. Jaa, aga ma arvan, selles mõttes positiivne on see, et me saame vähemalt näidata kõigile nendele tüdrukutele ja noortele ka poiste poole peal süsteemis, mis on võimalik selles klubis saavutada, et kuhu sul on võimalik jõuda, et siuke arengutee on sul kindlalt ees olemas, kui sa väga tubli oled ja pingutad, siis sul on võimalik esindustega trenni teha ja ma arvan, et see on hea, et neil on hea eeskujud olemas, et nad teavad, mis on võimalik, kui nad päriselt pingutavad ja käivad trennis. Tüdrukute poole pealt seda süsteemi me alles loome, et meil on võistkonnad, meil on nüüd duubelvõistkond, meil on Rahvaliiga naiskond olemas ja meil on 3 tüdrukute vanuseklassi, ehk siis meil on U14 sellel aastal, U12 ja U8 või U9. Et selle aastaga tegelikult oleme seda arvu ka saanud päris korralikult kasvatada, aga ma arvan, et ei ole mõtet siin etteruttavalt võib-olla mingeid tasandeid juurde tekitada, vaid pigem see peab olema siuke naturaalne sujuv edasiminek, et need samad tüdrukud, keda siis praegu meil naiskonna abitreener Kaivo Sank kasvatab U14-s, et nemad oleks siis need järgmised. Aga samal ajal me peame tegelema ka nende U17 mängijatega, et hoida neid mängus, anda neile võimalust esindusnaiskonnast trenni teha, kindlasti tekib neil võimalust esindusnaiskonnast mängida ja samas nende jaoks ka uudne olukord, et neil nüüd esimest korda on ka klubis olemas selline nii-öelda profivõistkonnale lähim siuke samm, et nad näevad, mis see päriselt on, et varasemalt pole ju kõrgliiga võistkonda seal klubis olnud. Kui ma veel nende korraks mängijate peale mõtlen, selline tuumik ikkagi juba neist, kes on mänginud koondises, kes on mänginud Eesti liigas kõrgel tasemel, kes on mänginud välismaal, et kui palju see kergemaks, tunnetad sa nagu seda ka, et sa mingid asjad treenerina sa saad jätta teatud mängijate hooleks juba praegu, ütleme, kui veel teil ei ole hooaeg alanud? Nii ja naa, sest ikkagi ma olen enamuse mängijatega mingil tasandil tööd teinud, kas koondises või klubi tasandil, eks ole, et see mängijate arv, kellega mul väga väike kokkupuude on siuke 3-4, aga sisekliima jaoks on hea, kõik tunnevad üksteist, mingid standardid, mingid kokkulepped endiselt peavad, nad teavad, mida mina neilt ootan ja vastupidi, aga nad on endiselt kõikidel on siuke 2-3 aastat on olnud see aeg, kus me pole koostööd teinud, ehk siis nemad on läinud paremaks, mingid asjad on muutunud, minul on mingid uued standardid tekkinud, võib-olla mingid uued viisid, nii taktikaliselt või võib-olla ootused neile on muutunud, ehk siis natukene ikkagi seda on, et me peame tagasi sellele ühele lainele saama, aga eks me olemegi komplekteerinud ka ikkagi nii, et kui me teame, et me ehitame midagi üles, siis me peame tooma siia õiged inimesed ka, et mõnikord võib-olla need mängioskused jäävad natukene tahaplaanile, mis peavad ikkagi mingi standardi, need peavad täitma, aga võib-olla tal on isiksusena need omadused, mida meil täpselt riietusruumi vaja on. Koondisest paar korda niimoodi servapidi on juttu olnud, kas sa sellele enda ja Nastja Murkovkina koondise ajale tagasi vaatad, näost on näha, et mul piisab mainida seda, et oli ilus aeg. Tegelikult oli väga positiivne, mõeldes, mis seisus koondis oli ja kuhu me suutsime selle viia, mis me suutsime tekitada, et ma arvan, et me Nastjaga suhtleme ju siiamaani, mis siis, et me nüüd oleme tugevalt konkurendid sellel aastal, aga me endiselt ikkagi kord nädalas teeme oma tavapärase kõne, mida me tegime varasemalt koondise ajal ka, et kui hooaeg algab, siis ikka, me leppisime kokku, et ikka, ja ei, et selles suhtes, et see on üks hea asi, mis me mõlemad koondises saime, et me saime endale väga hea inimese kõrvale, kellega jalgpallimõtteid põrgatada, aga mis puudutab seda koondise aega, siis pigem on positiivne, ma arvan, et see, et esiteks, et me saime selle võimaluse, ma arvan, see oli ülihea ja ma arvan, endiselt ma tükk aega mõtlesin, kas ma võtan selle vastu või mitte, kodus abikaasaga arutasin, aga ma arvan, et see oli õige otsus lõpuks, et võtta see väljakutse vastu ja teha, sest ma arvan, see õpetas mind treenerina meeletult palju, et need 3 aastat aitasid mind treenerina päris palju edasi, aga üldpilt ma arvan, et oli positiivne. Läbi see aeg sai nagu natuke järsku vähemalt kõrvalt vaadates, et kas ta sel hetkel kripeldas ja kui palju ta praegu kripeldab või? Eks ikka kripeldab, kui sa oled nagu mõelnud, et tahaks võib-olla midagi edasi teha ja mingid mõtted on seal, et mis võiks, aga samas ma olen alati nagu öelnud, et nii kui sa treenerina oma töölepingule alla kirjutad, siis sa kirjutad alla ka sellele, et võib-olla sind ülehomme ei ole. Et see käib jalkaga kaasas, see on see negatiivne pool seal, et seda peab arvesse võtma, aga keegi ei taha, et see temaga juhtuks. Kui
niimoodi otsustati ja arvatakse, et see on parem, siis mul ei jää midagi muud teha, kui lihtsalt teisel tasandil koondisele kaasa aidata. Meil on juba siin olnud ka täna juttu jällegi sellest Eesti naiste jalgpalli praegusest seisust veidikene, ikkagi hea, et tuleb nüüd Paide, väga palju muudatusi olnud sel aastal, aga ikkagi sellest me mööda ei saa, et naiste kõrgliigas üks naiskond on vähem, et teie tulete ka teisest liigast, see ei ole nagu tavapärane olukord, et kui murelikuks see sind teeb sellist laiemat pilti vaadates, et Paides praegu on kõik hästi, aga mujal ja üldisemalt? Eks ta ikka teeb ja tegelikult võib-olla need probleemid on olnud pikemalt õhus, need lihtsalt on hetkel kulmineerunud sellega, et meil on Kalevi ja siin mõnede võistkondade näol see, et neid võib-olla ei eksisteeri selle nimega või üldse ei eksisteeri või nad on teisel tasandil. Aga tegelikult, kui me vaatame ajaloo peale tagasi, siis Levadia on kadunud samamoodi, BJK kadus. Ehk siis tegelikult on olnud, ma arvan, niisugune elevant ruumis nagu pikka aega, millele keegi võib-olla nii palju tähelepanu ei pööra ja arvab, et ju siis ikkagi ei juhtu, aga lihtsalt see aasta on võib-olla näidanud, et juhtus ja suure pauguga, siis tegelikult lõppkokkuvõttes me oleme ametlikult ilma 3 võistkonnast. Ehk siis Tammeka, Ararat ja Kalev, kes küll eksisteerib võib-olla teise nime all, aga just meil klubiliselt ei ole enam neid. Ja Tammeka jätkab, aga madalamal, eks ole. Jah, eks ma arvan, see on hea see, et nad üldse edasi teevad asju ja nad pingutavad ja tegelevad naiste jalgpalli arendamisega, siis esiliiga tasand, ma arvan, see on tegelikult väga positiivne, et seal on väga noored mängijad. Kas selle, ärme nimetame seda kohustuseks, aga selle ülesandega naiste jalgpalli edasi vedada, kas selle peaks panema Eesti, nimetame nüüd siis suurklubideks nende õlule, et kõigil ikkagi peaks olema kindlasti naiskond või oleks üks variant ka see, mida me välismaal näiteks näeme, kus ongi rõhk on naiskonnal ja meeskond on ka kuskil olemas, aga madalamal tasemel, et või on see Eesti tingimustes, peaks me ikkagi seda ootama ja ütleme, paluma, lootma, küsima suurtelt klubidelt, kes on meeste jalkas pildil? Jah ja ei, ma arvan, et pigem on see üldise pildi parendamine, et teha see naiste jalgpall ja võib-olla ka naiste meistriliiga just atraktiivseks kõigile, nii mängijatele, kes seal mängivad, kes ei tahaks võib-olla nii lihtsalt lõpetada seda mängimist, nad näevad, et see on mingisugune väljund, mis annab neile midagi juurde, mitte lihtsalt võib-olla mingi paljas kohustus või ma teen seda kohusetundest ja sama ka võib-olla klubidele, et ma arvan, et pole mõtet survestada kedagi, et nüüd sa pead tegelema, vaid läheneda võib-olla selle poole pealt, et nad saaksid aru, mis see neile juurde annab, mis on need lisaväärtused, mis klubi saab, kui neil on naiskond, et ma arvan, pigem seda suuremat pilti oleks vaja nagu positiivsemaks muuta, et praegu ei ole hea seis, kui klubid näevad kõrvalt, et mingid klubid loobuvad oma naiskondadest ja mingid mängijad lähevad laiali või tekivad mingid skandaalid, mis lähevad kuhugi ajakirjandus, et see tegelikult ei anna ju mitte mingisugust kindlustunnet teistele klubidelt, ma nüüd hullult tahaks naiskonda endale teha. Et ma arvan, pigem on vaja leida selline positiivne, hea noot, mille pealt edasi minna ja see, et praegu ei ole naiste jalgpallis või naiste meistriliigas, ütleme, see võib-olla niimoodi kõige parem seis, aga ma arvan, et igale mõõnale tuleb ikkagi tõus, et Läti on ju hea näide, et nad mängisid mingil hetkel 5 võistkonnaga ja vaatame neid nüüd, et neil on peaaegu 2 profinaiskonda juba. Naiste jalkas laiemalt nagu üle Euroopa, üle maailma, see tõus minu meelest on viimastel aastatel on nagu meeletu pilti, kogu naiste jalka maine, selle kajastamine ja kõik see on ju teinud tohutu hüppe. Et see võiks aidata meid ka. Jaa, eks ta kindlasti aitab ja see jõuab meile hiljem, nagu ikka siin väikses riigis, et Ameerikas juba midagi on väljas ja meie saame selle pool aastat hiljem kätte, et eks see efekt on siin sama, aga ma arvan, et pigem tunnustada neid inimesi, kes meil praegu naiste jalkas on, et meil on ka Jalkaliidus tegelikult inimesed olemas, kellel on väga suur soov naiste jalgpalli arendada, et pigem võib-olla toetada neid seal natukene rohkem, aidata neid klubisi, kes juba võib-olla tegelevad, et kes oleksid siis headeks näideteks teistele, et see on miski, mida teised võiksid ka teha. Et pigem võib-olla panna see rõhk selle peale, et aidata neid, kes seal juba on, ka võib-olla treenereid, toetada neid natukene rohkem, leida mingid toetusmehhanismid võib-olla neile, et kõik ei peaks käima oma täiskohaga töö kõrvalt naiskonda nagu juhendamas ja siis veel nõutakse ka, et sa pead veel väga hästi tegema ja et võib-olla suunata korra see nagu sihik või nool sinna poole, et aidata neid inimesi, kes seal sees juba on.
viimase asjana mul kirjas küsimus, aga ma natukene mängin selle ümber võrreldes sellega, kuidas ta mul on, kuna sa ütlesid, et vaatame, kuidas järgmised aastad lähevad, aga kuna sa eelmise aasta kohta ütlesid, et võib vabalt 2 korrutada, et mul on kirjas, et kus võiks olla Paide linnanaiskond 5 aasta pärast, ega ütleme siis 3 aasta pärast, mis siis sinu mõõtkavas võib-olla on 6? Nii, eks sihid on suured, eks muidugi me tahaks tiitlit ja kindlasti me tahaks euromänge mängida, et ma arvan, et see on niisugune suur asi, et kui siin on plaanis ju ehitada Paidesse ilus suur staadion, et oleks ju tore, kui mõlemad esindusvõistkonnad saavad seal oma euromänge mängida, et kindlasti see on see siht ja kindlasti ka see tüdrukute akadeemia nagu loomine, et see, mis me sellel aastal oleme, või eelmisel aastal, mis me tegime, et see huvi oli, võtsime teatud arvu vastu, jah, me oleks võinud rohkem võtta, tahtsime kindlat taset hoida, et me saaks selle ka nagu ikkagi väga hästi käima järgnevatel aastatel, et meil võiks siin 3 aasta jooksul olla ikkagi väga hästi toimiv nagu tüdrukute akadeemia, et me saame tüdrukud sinna, me saame neile pakkuda seda head kvaliteetset treeningkeskkonda, häid tingimusi ja samal ajal nad saavad omandada haridust, mis ei sega võib-olla siis jalgpalli või jalgpalli sega haridust, et näidata, et või teha see samm, et 2 asja saab siduda. Ühesõnaga, sa oled parandamatu optimist tuleviku osas. Jaa, muidugi. Ma arvan, et minust on jäänud väga siuke optimistlik mulje, et ma alati näen väga positiivselt ja ma arvan, et see on see, mis viib edasi, et see ei tähenda, et negatiivseid asju ei ole olemas, aga ma arvan, et kui me keskendume sellele, mida me soovime, siis ja me teeme samme selles suunas ja teame, et tulevik on alati helge, siis ma usun, et on palju lihtsam seda teekonda ette võtta. Kuna su lähitulevik näeb ette teekonda järgmisesse Paide trenni, siis me tõmbame siin sellele jutule joone alla, me kindlasti jõuame rääkida sinuga hooaja jooksul veel. Aitäh, Sirje, et võtsid vaevaks oma kilometraaži veel natukene suurendada meie pärast saatesse tulla. Ja aitäh teile, head vaatajad, seekordsele 1-1 saatele saame joone alla tõmmata, aga episoode tuleb kindlasti veel, nii et aitäh vaatamast, kuulamast ja kohtumiseni!